Tahtmatult tekib küsimus, miks just odraleivakakk? Kultuurilooliselt vaadelduna oli odraleib toona vaese mehe toit, nii-öelda, võiks öelda loomatoit. Nisu oli eliidi ja rikaste jaoks. Oder sümboliseeris aga madalat sotsiaalset seisundit. Iisrael oligi tol hetkel see odraleib. Vaene, räsitud ja vaenlase poolt rõhutud talupojarahvas. Selles unenäos peitub eriline psühholoogiline sõnum. Vaenlane ise oma alateadvuses tunnistab hirmu nende ees, keda ta on harjunud põlgama. See on poliitiline paradoks. Impeeriumid ei lange enamasti teiste impeeriumide löökide tõttu. Omasugustega on nad harjunud võitlema, kuid nendega, kellel pole midagi kaotada, sageli nad ei suuda võidelda. Kui aga lihtrahvas ootamatult veerema hakkab, siis selleks nad valmis pole. Just seda hirmutavat võimalust vaenlase unenägu meile peegeldabki.